Tere, mina olen Kristina. Ja mina olen Liina. Me oleme kaks õpi- ja enesearengu huvilist naist, keda viis kokku eneseareng. Ja arengupartneritena oleme teinud aastaid omavahel inspireerivaid ja motiveerivaid videokõnesi, kus oleme jaganud oma õppimisi, oma õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, taipamisi, raskusi ja rõõme. Nüüd mõtlesime, et miks hoida seda vaid endale, kui me saame jagada ka sinuga. Nii et tere tulemast kuulama podcasti. Õpime ja õnnestume ning vahel ka ebaõnnestume. Tere Liina ja tere meie kuulajatele ja vaatajatele ka. Tere Kristina ja tere kõik, kes kuulavad. Nii tore on jälle siin olla ja ma olen nii tänulik kõigile nendele, kes on nii Spotify's kui ka YouTube'is vaadanud, kuulanud ja kommenteerinud. Mul jooks kohe kananahk praegu. Ma olen nagu tibudagi selles. Ja see on mul nii hea meel ja ma olen nii tänulik, kui soojalt meid tegelikult vastu on võetud. Kuidas sul on tunded, Liina? Alguses oli natuke kõhe, et issand, kõik kuulevadki nüüd meie neid mõtteid, mis siin jagame. Aga tegelikult hästi toetavaid kommentaare tuli palju, nii et hästi hea tunne. Nii lahe. Me täna oleme hästi ägeda teema minu eest välja valinud, aga enne kui me lähme selle teema juurde, ma nii tahan jagada seda eelmisel korral jagatud mündilugu ja et mis sellest on saanud, see on lihtsalt uskumatu. Kuidas universum, looja allikas, mis on kellegi sõna, eks ole, kuidas see tegelikult vingerpussi mängib, kuidas meie alateadvus teeb siin sahker-mahker. Nimelt pärast seda, kui ma olin seda jaganud siin, ehk siis sinuga, meie kuulajatega, ma kaotasin need võtmed ära. Ma kaotasin need võtmed selle mündiga ära. See on lihtsalt uskumatu. Ja kus need praegu on, leidsid üles? Ei olegi leidnud, ei ole. Nad läksid oma teed ja see on hästi-hästi huvitav, sest nüüd seal oli kaks varianti. Kas ma siis ütlen, et kergelt tulnud raha võetakse mult ära, palun, siin on teile tõestus. Tuli ja läks ja sattun sinna ohvri rolli ja mõtlen, vaene mina, mitte kunagi see ei muutugi ja raha eest tulebki kõvasti tööd teha, näha vaeva, pingutada niimoodi, et ninast veri väljas, et kas ma jään sinna või ma siis valin ise selle vaatenurga, et mis see tähendus siis on, sest tegelikult olukordadele me ju ise paneme tähendused, et lõpuks on ikkagi see lugu, mis ma ise siin välja nüüd mõtlen, mis ma ise enda alateadvusesse saadan, et tegelikult on see, mis ka minu nii-öelda elu edasi loob. Seega ma valisin, ma ei jää sinna ohvri rolli, ma hetkeks võpatasin, mõtlesin, et tuli ja läks, kuidas see võimalik on, aga ei, ma ikkagi iga päev kirjutan, iga päev ütlen endale, et kergelt tulnud raha on turvaline ja püsiv. Aga mis nende võtmete ja mündiga siis juhtus, et mis see lugu on, mis see vaatenurk on, mis ma endale valisin, oli see, et esiteks see münt, mis tuli, ma ei saa seda nagunii kasutada. Seega, mis ma teen rahaga, mida ma ei saa kasutada, ma ei saa seda ringlusesse lasta. Seega ta lihtsalt läks minu juurest ära, et ma ei mõtleks iga kord, et näe, raha justkui on, aga ma ju ei saa teda kasutada, eks, et juba see energeetiliselt muutub raskeks. Seega mõtlesin, okei, siis nad lihtsalt läks ära, sest ma ei saa teda kasutada. Ja teine asi veel, et kui ma mõtlesin selle peale, et ma ju raha panin sinna võtmete külge kinni, siis see oleks justkui vangistamine, et ma justkui vangistasin selle raha sinna ära, nii et ta lihtsalt põgenes mu juurest koos võtmetega, palju õnne tal. Et ta lihtsalt läks ja et ju ta siis leiab endale uue omaniku, kes võib-olla lähebki panka ja võib-olla vahetabki selle ära ja siin Tenerifel see 20 senti on poole saiapätsi hinnast, nii et kui ta saab veel seal 20 senti juurde, siis võib-olla ta saab kõhu täis sellest, et saab juba saia endale osta. Nii et igal juhul ma usun, et ta läks teenima lihtsalt kedagi teist.
et ma see arvan, et tegelikult ongi hea, et raha tegelikult me ei peagi ju kinni hoidma, võib-olla oli see just, õppetund, et raha peabki julgema nagu ka käest siis lahti lasta, onju. Ja kui me ei lase, siis ta läheb ise nagunii, onju. et sellega just. võib-olla harjuda ja siis mulle hästi meeldib, ma ei mäleta, kust ma selle mõtte sain, aga mulle hästi meeldib see mõte, et nagu tänuga anda raha välja ka, et aitäh, et mul on võimalus neid arveid tasuda, aitäh, et mul on võimalus pool saiapätsi osta selle 20 sendi eest, onju. et olla nagu tänulik ja siis võib-olla see energia toob seda raha meie juurde tagasi ka. et raha peab, mina olen alati seda meelt, et raha peab ringlema ja vangistada teda ei tohi, onju. et nii ta on, väga-väga äge lugu. tänane episood, millest me, Liina, räägime? Ja me räägime täna sellest, et kuidas endale siis mentorit või coach'i valida ja alustame siis võib-olla sellest, et mis meid võib-olla inspireeris üldse seda teemat käsitlema. Ja üheks selleks inspiratsiooniks oli tegelikult ka üks kommentaar Youtube'is, et see küsis siis tegelikult, kes on life coach, seda me puudutame ka siin ja üleüldse siis meil endal on ka olnud siin erinevaid hetki, kus me oleme olnud selle valiku ees. Kristina on äsja endale just valinud coach'i ja mentorit. Mina ise olen äsja endale valinud ja võib-olla siis see teema on ka midagi sellist, mis toetab teisi. Nii et, aga mis sind inspireeris veel seda teemat valima? ja kindlasti seesama, mis sa ka jagasid ja eelkõige ka kogemus, et need kogemused on tegelikult nii seinast seina, et milline on olnud koostöö coach'iga või milline on koostöö olnud mentoriga ja tegelikult see läheb ju veel laiemaks, on veel terapeudid, on veel juhendajad, et kõik see, et me võiks isegi ju selle korraks nagu võib-olla rääkida, et mis vahe neil üldse on. Et me tuleme võib-olla selle juurde tagasi ja ma ise olen ka coach, nii et mul on nagu mega hea meel, et kui me saame siin seda laiendada vaatenurka ja silmaringi ja et kuidas me ise valime ja kuidas me saame olla valitud. et ma usun, et ka see on koht, mis mind hästi inspireerib. Aga kes sa siis oled, life coach, teeme selle siis, selle teema kohe selgeks. Ja life coach on justkui arengupartner, aga ta ei ütle sulle, mida sa pead tegema. Ta ei ütle sulle, mida sa pead tegema. Coach'i ülesanne on eelkõige küsida küsimusi, peegeldada tagasi, et sinu jutust, näiteks kui mina kuulen miskit, siis ma peegeldan sulle tagasi võib-olla selliseid asju, mida sa ise üldse ei panegi tähele, et sa näiteks sellist sõnavara kasutad, et see sul sellised mõtted on ja just, et minu ülesanne coach'ina ongi siis seda tagasi peegeldada ja samamoodi veel coach'ina coach'i ülesanne on olla toeks teekonnal olevikust tulevikku. Ehk siis minu ülesanne on aidata sul selgust saada, mida sa üldse päriselt tahad. Et just, mis mulle meeldib öelda, et südame ja hinge tasandil, et mitte lihtsalt to-do listist, et ma tahan seda, eks ju, ego tasandi asju, vaid et mida sa päriselt südames tahad ja seda täiesti igas valdkonnas, et mitte me ei räägi ainult karjäärist, vaid igas valdkonnas. Milline on sinu see ideaalne elu, mille poole sa tahad liikuda? Ja mina kui coach olen siis sinu arengupartneriks selles mõttes, et ma küsin küsimusi, et saada sügavam tähendus sellele, mida sa tahad ja et sa hakkaksid ka liikuma selle poole. Et asi ei jääks ainult unistamiseks, vaid et sa ka liiguksid selle poole. Et see on siis life coach'i ja coach'i ülesanne. Coaching'u maailm on lihtsalt nii lai, seal on väga palju erinevaid coach'e, on olemas ka, eks ole, hinge coach'id, on olemas müügi coach'id, on olemas business coach'id, eks ole, ettevõtlus coach'id, et tegelikult igalühel on ka oma tugevus, aga just, et life coach ongi see, et saada üldse paika, mis need sinu eesmärgid siis on, kuhu suunas sa tahad liikuda ja kui tuleb mõni takistus, et minna ka sellest takistusest läbi. Mis sinu tugevus näiteks on life coach'ina? Minu tugevus, ma ise ütlen, et ma suudan panna inimesed unistama kosmoseni et see ja ka liikuma panek,
et minule tagasisideks ongi antud võib-olla see, et Kristina, sa oled mõnikord nagu pind seal. Just, ma jätangi siia, eks, et ei kasuta neid sõnu, et sa oled nagu pind ja siis see on võib-olla siis see, mis ma võiks öelda, et äkki see ongi minu tugevus, et ma suudan aidata inimesed liikuma panna. Ma avan ukse, aga sa pead ikkagi ise sealt sisse astuma. Ma sain praegu aru, et tegelikult me oleme siin niimoodi selles mõttes üksteist ka täiendamas, et sina oled coach'ina tegutsemas ja mina tegelikult pean ennast siis endiseks mentoriks, et ma tegutsesin mentorina pikalt, et mida ma nüüd näen, et kes on mentor, on pigem see, kes on siis oma praktilisest kogemusest mingi asja läbi teinud ja siis toetab kedagi teist, annab nõu teekonnale, et kuidas teised saaksid sedasama teha. Ehk siis mina õpetasin virtuaalse assistendina tegutsemist, virtuaalse assistendina teenuse pakkumist. Oma kogemuse põhjal olin mentoriks, jagasin seda, mida mina tegin. Ehk siis toetasin inimesi sellel teekonnal, et mulle tundub, et see ongi tegelikult see võib-olla metoodika vahe on siin coaching us ja mentori teemas. Ja täiesti, ma olen nõus sinuga ja ongi see ka, et kuna sina, eks ju, oled mentorina töötanud, issand, kas see on õige sõna, mentorina, sa oled mentorina töötanud, eks, ja sa oled olnud ka minu mentor tegelikult, eks, sest niimoodi ju tegelikult saingi liikuma, et sa kutsusid või sa andsid mulle võimaluse õppida virtuaalassistendi ametit läbi selle, et sa mentordasid mind, sa olid minu mentor. Just. Ja mina ise näen just ka, et kõige suurem vahe mentori ja coach'i vahel ongi see, et coach'ina ma ei vaja seda kogemust, et kedagi aidata, sest minu ülesanne on eelkõige, et inimene ise saaks vastused enda seest, eks, enda seest ja läbi küsimuste. Minu ülesanne on küsida küsimusi, mis aitavad vaadata inimesele enda sisse. Mentori puhul ma näen, et mentoril on oluline nüüd see enda kogemus, mida ta saab läbi mille ta saab aidata. Et mina näen seda vahet. Aga kas coach peab olema nüüd ka ise näiteks selle sama asja saavutanud, kuhu ta inimesi saadab, mis sa sellest arvad, et jah ja ei. Miks jah, on siin see, et kui coach kedagi coach ib, siis ta võiks ikkagi ise ka edasi liikuda enda unistuste, enda eesmärkide poole. Aga kas ta on sama asja saavutanud, seda ma arvan, et ei pea olema, sest näiteks life coach'ina ma ei saa saavutada kõiki eesmärke, mida minu kliendid. Näiteks, kui minul on olnud kliendid, kes õpetavad aktiivmeditatsiooni. See ei ole esiteks minu teema, aga me tegime sel viisil koostööd, et ta üldse sai aru, et see on tema teema ja ta sai hakata sinna poole liikuma. Ja lõpuks, et see asi saaks üldse käima. Seega mina ei ole, eks ole, meditatsiooniõpetaja, aga temast sai meditatsiooniõpetaja. Või kinnisvaramaakleriks saamine. Eks, et kuidas tulla läbi sellest, et tulla nähtavale, et mis on takistused olnud. Minust ei saanud kinnisvaramaaklerit, aga ma olen olnud toeks sellel teekonnal, et sellest naisterahvast siis saaks kinnisvaramaakler. Eks, või ka praegu, et rahaliste eesmärkide saavutamine. Minu kliendid täna on rahaliselt tunduvalt edukamad kui mina. Aga ma suudan olla seal toeks energeetiliselt, näidata ette neid mõttemustreid, mis välja tulevad, eks, et märgata seda just ja olla see pind. Virsiku emotsi. just ma seda sõna otsisin, et ei tulnud. Just see virsiku emotsi pinnaks olla, et näidata seda, et tegelikult kui vägevad nad on ja tegelikult nad suudavad seda täita. Selles mõttes ma arvan, et ei, ma ei pea olema seda asja ise jõudnud sinna kohta, kus näiteks minu kliendid on ja kas ma üldse tahan jõuda samasse kohta, aga ma tahan kindlasti ise olla ka kogu aeg selles liikumises, ise areneda, ise jõuda palju kaugemale, kus ma täna olen. Et selles mõttes see tahe ja kirg vähemalt on see, mis meid ühendab praegu mind minu klientidega. Seda ma näen küll.
see on nii hea selgitus tegelikult ja võib-olla paneb mind ka natukene teistmoodi mõtlema, sest mina olen olnud pigem see hästi kriitiline coach'i ja mentori valija endale, et ma vaatan ka võimalike coach'ide finantstulemusi, vaatan, ega nad võlglased ei ole, vaatan, kas nad on minust edukamad, ehk siis ma olen olnud niisugune hästi valiv coach'ide suhtes, et kui on mingi asi, mis mina olen endale eesmärgiks võtnud, siis mul tundub, et ta peab olema minus kindlasti edukam, aga samas jah, ma olen nõus sellega, et ta ei saa olla ju sama edukas või edukam samas valdkonnas, mis mina nagu tegutsen. Ja miks mina näiteks sinu olen praegu valinud ka, ma olen siis sinu coaching us tegelikult sinu eesmärkide elluviimise ruumis, mis on niisugune nagu light pakett, ma ütleks sulle, sul on ka siukseid kangemaid pakette, on ju. On jah, see on vist isegi kõige laidi. jah, see kõige laidim pakett, et just sellepärast just see energia ja võib-olla ka need toetavad mõtted ja tegelikult sa oled minus edukam nendes asjades, et sina liigud praegu oma eesmärkide poole, mina tulin üldse ilma eesmärgita hetkel, on ju, ja sain selle nagu paika. Et mul on hästi oluline alati olnud neid asju nagu vaadata. Aga kuidas sina enda esimese coach'i või mentori leidsid? Ma ja ma korraks kohe vastan ka sellele küsimusele, mis ma siin just kui sa ütlesid, et sa oled vaadanud, et coach'id oleksid edukamad kui sina, ka finantsiliselt, siis ma usun, et siin oleneb ka sellest, et millises valdkonnas või kus sa soovid seda edasiliikumist. Näiteks praegu ma ise, eks ju, tahan ka enda finantse nagu edasi, enda rahalist mõtteviisi muuta toetavamaks, ise kasvada edasi, et ma saaksin veel rohkem juurde õppida ja et ma saaksin õppida, mul on vaja finantse, et siis raha ringlusesse panna, eks ju, nagu me rääkisime, et raha uuesti ringlusesse panna, sest praegu, kuhu ma pürgin, on ikka 5-kohaline on see summa, kus ma tahan minna õppima. Nii et ma pean selleks ikkagi tööd tegema ja neid finantse saama ja kellelt siis ma seda õpin, ta on väga heas kohas, rahaliselt kohas. Ma usun, et kui on coach või mentor, eks ju, või juhend, kes õpetab raha loomist, siis kui me räägime sellisest spetsiifilisest asjast, nagu seda on raha, siis jah, seal tal peaks olema ka ette näidata seda. Et jah, et näed sa, ta teab, millest ta räägib, ta teab, kuidas seda luua. Kui rääkida mõtteviisi koha pealt, siis sellest ma arvan, et tal võiks olla vähemalt, elada siis selle järgi, mida ta õpetab. Ütleme, et see on nüüd see, aga kui minna just spetsiifiliseks, et suhte coach näiteks, et siis tal võiks endal ka suhted korras olla, eks. Kuigi lõppude lõpuks coach on coach, mitte pühak, eks, ja eks ikka tulevad tõusud ja mõõnad. Ja see on nagu ka üks asi, aga just, et kui minna spetsiifiliseks, et siis on ka ette näidata, et kui mina ise praegu juhendan või õpetan või siis coach'in seda, et edasi liikuda eesmärkide poole, siis mul on ette näidata, näe, ma ka liigun. Näed sa, need on need asjad, mida mina olen see nädal ära teinud, need on minu kuu kokkuvõtted, et ma ka ikkagi liigun. Et see on see vahe võib-olla, mis kas spetsiifiliselt või siis mitte nagu, kuidas valida. Aga kuidas ma esimese coach'i valisin? See on nii hea teema. See on nii hea teema. 2020 oli see aeg, kui ma jäin siis töötuks ja kaotasin ennast ära. Kuna ma alati identifitseerisin ennast läbi ameti, siis ma jäin töötuks, mul enam ei olnud seda ametit ja siis oli maailm lagunenud. Issand jumal, ma ei tea, kes ma olen. Et lihtsalt öelda, ma olen Kristina ja minu uueks identiteediks sai, ma olen Kristina, ma olen töötu endine klienditeenindaja. Tead, päris jube, kui mõelda, sest tegelikult ma lõin seda aina juurde. Ja sellepärast, et me saame seda, millest me mõtleme. Ja kuna ma ei teadnud, kuna ma olin sellises haavatavas kohas, et ma kaotasin enda identiteedi ära, ma hakkasin seda otsima ja siis selle ajal muutus tegelikult populaarsus. Mulle tundub, et kuskil 2020 lõpp 2021 algus on see, kus eneseareng hakkas hästi kiiresti kasvama, üldse enesearengu valdkonnad, sest mis toimus, eks ju, maailmas, seda kõik teavad, suur pandeemia, inimestel oli aega iseendasse hakata vaatama.
siis ega see oli ka minu see koht, kus ma hakkasin endale ennast otsima ja ma kõigepealt vaatasin ja osalesin erinevatel kursustel, et selliseid, kus ei pidanud kaamerat tööle panema ja kus ei pidanud väga midagi rääkima, eks ju, et need vaikselt omaette. Ja ühel sellisel kursusel oli paar külalisesinejat ja üks külalisesinejatest oli Kai Oja, nii et ma tean, Kai vaatab ja kuulab ka meie podcast'i, seega ma tervitan sind just, ja tema oli see, kelle sõnad mind hästi-hästi mõjutasid ja ma broneerisin temaga kõne. Ja et tema kõne, sest ta siis juhendas sel ajal Bob Proctori õpetusi. Ma ei teadnud, kes on Bob Proctor sel ajal, mul polnud õrna aimu ka või tegelikult ma isegi ei teadnud, kes on Kai sel ajal. Ja aga ma broneerisin kõne ja kui see kõneaeg lähenes, siis paar päeva enne ma tühistasin kõne ära. Et ma tühistasin ära, ma ütlesin, et ei, ma ikkagi ei lähe, sest siis tuli minul see hirm, et issand jumal, võõra naisega räägin, mina, kellel pole identiteeti ja Kai on selles mõttes hästi äge, et ta kohe kirjutas mulle, et ma nägin, et sa tühistasid ära, teeme kohe kõne. Mul nagu, mis mõttes? Okei, siis me tegime hästi kiiresti. Ma ei mäleta nüüd täpselt, kas see oli kohe samal päeval või oli see järgneval päeval, aga ma tean, et see oli kohe-kohe hästi kiiresti sealsamas toimus see kõne ja tema küsis minu käest sellise küsimuse, et mis sinu eesmärgid on? Ja mina lihtsalt võtsin peast kinni, mõtlesin, mis see eesmärgi, mul ei ole sellist asja, üldse see sõna ajas mind iiveldama sel ajal, sest mul puudusid eesmärgid ja ma nagu ütlesin, eks ma isegi ei osanud ennast identifitseerida, ma olin töötu, ma olin endine klienditeenindaja, ja see oli ka kõik. Siis järgmine küsimus, mis talt tuli, oligi, et aga kas sa tahaksid teada, kas tahaksid avastada enda eesmärke ja see oli see, kui ma ütlesin, jah, palun, please, nagu keegi aitab mind. Ja tegelikult sealt see hakkaski rulluma ja kuidas siis ma jõudsin, eks ju, et miks ma siis ütlesin selle jahi, on kindlasti see energia ja see, et lõpuks ometi ma tundsin, et vau, keegi päriselt tahab mind aidata. Kuidas sinul, Liina? No nagu sa ütlesid juba, et see 2020 on siuke maagiline aeg olnud et kogu see pandeemia aeg, sa ütlesid, et inimestel oli aega siis hakata enda sisse vaatama, aga tegelikult mulle tundub ka, et inimestel oli võib-olla seda nii väga vaja sel hetkel, sest kõik see, et me olime piiratud kuidagi, piiratud meie liikumine, piiratud mingid tegevused, teiste inimestega kohtumine. See muutis elu nii palju, et tegelikult tuligi see nagu mind nii-öelda sundis ka natukene iseenda sisse vaatama ja ma olin sel hetkel väga avatud kõigele sellele ja päris äge, et siis hakkas tulema järjest neid veebikoolitusi rohkem. Mina elasin tol hetkel juba välismaal 2 aastat peaaegu, jah, umbes 2 aastat olin elanud välismaal ja mul ei olnud Eestiga väga head kontakti, aga see, mis siis juhtus, hästi palju asju kolisid veebi, ma sain nagu välismaal elava eestlasena tohutult hea kontakti eestlastega ja Eestis toimuvaga, õppega, kõigega ja see aeg nagu pani kõik selle, mis veebis toimub, hästi nagu õitsema. Ja täpselt samamoodi mina pidin ka sel hetkel siis, esiteks mul oli aega, sellepärast et minu töö ka natuke vähenes, ma töötasin varasemalt rahvusvaheliselt tuuritavate muusikute ja artistidega, kelle leib siis ka kukkus ära ja see mõjutas ka nii-öelda minu tööd, siis mul oli rohkem aega ja mul tuli hakata ka enda sisse vaatama ja kuidagi, ma ei tea, kuidas ma ilmselt nagu like isin ja vaatasin mingeid siukseid inspireerivaid kvote, tsitaate internetis ja Kai, keda ma varasemalt tundsin juba, tema juhtus seda nägema, et ma selliseid asju ka jagan. Ja ta tegi mulle lihtsalt ettepaneku kõneks ja siis me rääkisime ja siis ta muutis mul kohe seal kõnes ära ühe uskumuse, mul oli rahaga seotud väga suured nagu piirangud, et ma ütlesin nagu kõik, kus on sees rikas või midagi, mingid siuksed teemad, et ma isegi neid raamatuid nagu ei võta kätte ja pärast seda kõnet
ma tundsin uudishimu ja läksin lugema siis You Were Born Rich. Tegelikult mitte lugema, ma leidsin audioraamatu, ma kuulasin seda natuke Bob Proctori oma ja noh, siis ma olin müüdud, onju. Läksin esimesele kursusele ja seal tegelikult me sinuga kohtusime ka. Ja mis mind tegelikult kõnetas selle juures, tõesti suured tervitused Kaile siin, oli see, et ta ise nii säras kõike seda edastades ja kogu see energia, tema vaimustus kõigest sellest teemast, see nakkas mulle ka. Ehk siis see energia, mis sealt tuli ja see vaimustus just, ma arvan, et mul ongi edaspidi ka nagu coach'ide ja mentorite valikul mänginud nagu suurt rolli see, et kui ma näen, et see coach või mentor ise vaimustub sellest teemast ja tema energia on selline hästi positiivne, siis mina, kes ma olen hästi enda ümber olevate inimeste energiast mõjutatud, siis ma tahan ka selles energia sees olla, onju, ja sel hetkel oli see täpselt selline, kus oli nii-öelda natuke raske mentaalselt ja siis oli just sellist päikest oma ellu vaja. Ja tegelikult praegu täpselt samamoodi, kui ma valisin ka sinu siis grupis olla, siis mina olen praegu selles kohas natukene, kus sina kirjeldasid, et see oli 2020, ehk siis ma vahepeal leidsin oma identiteedi, õitsesin ja nüüd tegelikult elu muutus oli nii suur, et see identiteet läks natukene ka nagu kaotsi või hakkasin jälle ennast otsima ja ma olin nagu eesmärgita ja minu siis tuju hakkas ka langema ja nii kui ma astusin sinu sinna eesmärkide elluviimise ruumi, siis ma sain esimesel veebinaril, kuigi seal ei olnud eesmärk paika saada, ma sain seal selle endal paika ja ma tundsin kohe, kuidas niimoodi, ma tõusin kohe, energia tõusis kõrgele, sest kui sul on ikkagi mingi suund, mille nimel töötada või millest unistada, siis see nagu motiveerib ikka kõvasti edasi liikuma ja ma ei teadnud sel hetkel, mida ma täpselt otsisin, kui ma läksin Kai mentorlusse, ma ei teadnud sel hetkel nüüd, kui ma sinu eesmärkide elluviimise ruumi liitusin, ma ei teadnud, mida, aga just nendes coaching utes või sihukestes coach'ide toega ma olen need asjad nagu paika saanud ja oi kui hea tunne see on. nii hea on sind kuulata ja süda lihtsalt paisub igat sõna kuuldes. et nii äge, ma hästi palju samastun, et lõpuks, kui nagu mõelda seda, et mille järgi üldse valida, et võib-olla ma tahaks siin nagu vahemärkusena öelda, et see ei ole soovitus, kuidas teie peaksite valima, vaid see on eelkõige see, kuidas me ise oleme valinud ja läbi, mis on meie kogemus olnud. Eks, sest kui meie teema on, eks ju, et kuidas valida endale coach'i mentorit, siis eelkõige see, kuidas meie ise oleme seda teinud ja et kuidas siis võib-olla see kedagi kõnetab ja et näha, aga mis mina tunnen ka, et coach'i või mentori või juhendaja valiku puhul hästi palju tegelikult oleneb ka klapist, et kas sul üldse tekib see klapp inimesega, kas see energeetiliselt nagu sobite omavahel, et kui sa üks asi võib olla, et ta võib olla väga-väga tuntud, väga hea, eks ole, sellest, mis ta teeb, aga kui sa ikkagi tunned, et sa lähed krampi või on midagi, mis nagu justkui ei ole sinu inimene, võib-olla on see sõnaga, mis ma otsin, eks, et kui sa tunned, et ta ei ole päris sinu inimene, siis ma täiega julgustan ikkagi edasi vaadata. Et mina näiteks tunnen hästi-hästi palju, et peab olema selline mõnus klapp, et sa tunned, et sa saad päriselt lõdvestuda, rääkida, usaldada, sest nii coach'i kui mentori puhul minu arust on väga oluline see, et sa saad teda usaldada. Et konfidentsiaalsus number 1 ja see, et sa saad üldse ennast avada. Sest seni, kuni ikkagi inimene, kui nagu mina praegu coach'ina, kui minu klient teisel pool ekraani ennast ikkagi ei ava ja ma pean väga palju nii-öelda nagu kiskuma sõnu välja, siis tegelikult see lõpuks ikkagi ei vii edasi. Et kõige parem on ikkagi see, kui sul on see klapp, sa tunned, et te sobite omavahel, et siis tekib ka see avatus ja siis tegelikult ma saan alles sind päriselt aidata, sest siis tulevad välja sinu siis takistused, need hetked, mis sind tagasi hoiavad. Ma näen palju kergemini ära ka näiteks mustreid või uskumusi, mis siis kinni on hoidnud. Et hästi oluline on selline avatus ja mõnus klapp. Kas sul on mõni nagu mitte hea kogemus, Liina? Et kui meil siin ikkagi õnnestused ja ebaõnnestumised ka, et praegu meil tundub, et me oleme kuidagi nii mõnusad, me oleme alati leidnud selle, mis me tahame. Aga kas on
tõmbame kardina nüüd eest ära, näita, mis seal peidus on. jaa, mul on ja ma ei saaks öelda, et ma olen võib-olla mingi coach'i või mentori valikuga otseselt nagu ämbrisse pannud. Aga ma olen päris palju mingite koolituste, kus tegelikult ka coach'id ja mentorid koolitavad, nendega küll nagu mitu korda ämbrisse astunud. Ja ma ei räägi ämbrisse astumiste puhul nüüd sellest, et millega täpselt tegu oli, sest ma ei taha kellelegi nagu halba reklaami ja see oli puhtalt minu kogemus, minu vaatenurk. Ja teistel ei pruugi see üldse nii olla, Mhm. nii et seda ma nagu ei nimeta, kus mul see oli, aga ütleme nii, et on mõned koolitused päris tuntud Eesti koolitajatelt, kus ma olen tundnud, et okei, et ma olen paar korda isegi andnud võimaluse ja ma olen vaadanud, et appi, et ma ei suuda seda inimest kuulata. Esiteks, mis mind ajab tohutult ärritab, on see, et kui ma lähen, no tegelikult ongi üldse hea, et tehakse selliseid võib-olla mingeid tasuta webinare ja Mhm. asju, kus sa saad tegelikult siis tunnetada seda energiat, on ju, et või tunnetada, kas see inimene sobiks või see, et enamasti kutsutakse siis seal edasi liikuma koos ka kuhugi mingisse kangemasse programmi või pikemasse. Ja nii hea, et neid tehakse, sest ma olengi avastanud, et mis mind ajab tohutult närvi, on see ja paneb mind kohe nagu ei ütlema ja isegi veebinarilt lahkuma tihtipeale, on see, kui 10 minutit alguses me ootame teisi inimesi sinna Zoomi ruumi. mina, kes ma olen õigeaegselt kohal, mina saan karistada selle eest nii-öelda, et ma olen õigeaegselt kohal ja eriti hull tundub see siis, kui see on nagu järelevaatamine. ma ei tea ka, kui pikalt ma pean nagu edasi kerima selleks, et siis lõpuks see teema nagu pihta hakkab Mhm. ja siis ma olen tihtipeale lahkunud ja isegi nagu jätnud pooleli ja nende inimeste uudiskirja listist isegi nagu lahkunud. Ja teine asi on see, et kui need tutvustused lähevad liiga pikale, et ma olen juba lugenud võib-olla sellest maandumislehest, kes see inimene on, et ma seal üldse osalen, ma tean, et paljud seda ei loe, aga minu jaoks on see nagu totaalne ei, et kui see tutvustus läheb liiga pikale, et okei, jõuaks juba siis sellele teemale, et räägiks nagu asjast ja räägiks siis sellest tootest, mis pakkuda on. ma tean, et osasid ajab närvi ka see müügitegevus, mis toimub, aga mulle tegelikult, mina seda poolt nagu alati naudin. sest esiteks ma vaatan alati, kuidas seda müüki tehakse, et kas ma tahaks samamoodi teha, mis nippe ma sealt saaks, ma vaatan selles põhjas ja ma vaatan ka seda, et kui hästi ta oskab siis enda toodet põhjendada, et kas mind kõnetab see või mitte. Mhm. et mind see pool nagu hästi meeldib ja mis ebaõnnestumine veel on üks, ma eelmisel aastal investeerisin tuhandeid eurosid ühte koolitusse ja ma ei läbinud seda ja nüüd tegelikult äsja hiljuti sai siis selle aastane see läbimise aeg läbi ka ja ma mõtlen ikka, et mõnikord on ikka valus mõelda küll sellele rahale, mis ma sinna alla panin, aga samas väga hea õppetund edaspidiseks, et see müügitöö oli väga veenev. ta kõnetas mind sel hetkel väga, ma mäletan, mul ei tahtnud see kaardimakse üldse läbi minna, et ma saaksin sellega liituda ja ma kirjutasin ja kirjutasin neile, et aidake mind ikka ja ma mõtlen tagantjärgi, võib-olla see oli märk, et et kui üldse ei taha läbi minna, et algus oli väga hea ja seal oli see mingi prooviperiood ka, et kus ma saan raha tagasi küsida. Algus oli väga hea ja mulle tunduski, et minu jaoks nagu kõige parem koolitaja oli algusesse pandud. Edasised teemad vajusid minu jaoks ära ja kuna tegu oli ka sellise koolitusega, noh, aastane ligipääs, et väga erialased teemad digimaailmas, mis nii meeletu kiirusega nüüd muutub, nii et tegelikult, kui ma praegu sedasama materjali läbiks, siis tegelikult see on juba ka vananenud info ja noh, valus õppetund. ma ise mõtlesin varem, et ma teadsin ühte inimest, kes pani ka tuhandeid ja ei läbinud kooli, sest ma mõtlesin, appi, kuidas ta saab, nüüd ma olen ise täpselt samasugune, onju. Et no edaspidiseks lihtsalt nagu väga hoolikalt nagu kaaluda ja vaadata võib-olla mingeid märke ka, et kas see kaardimakse läbi ei taha minna, siis kas see on ikkagi nagu õige tee, onju. Et aga noh, ma olin sel hetkel selles kohas, ma arvasin, et mul on seda vaja. ma olin sel hetkel sellisest kohast tegin selle otsuse ja noh, sellised ebaõnnestumised tegelikult aitavad edaspidi võib-olla targemini teha neid otsuseid, aga kui ma mõtlen kõigest sellest rahast, siis see on, noh, valus on küll, aga ma tean, et ma pean minna laskma selle
aga sul, mis sinu ebaõnnestumised on? nii hea on sind kuulata just, et nagu minu see võtmelugu on nüüd sinul see lugu, mis loo sa sinna paned sellele rahale, et kas sul on valus, tegelikult sa ju lasid ta lihtsalt ringlusesse ja ta tuleb nagunii tagasi, kui puult kukuvad lehed maha, nad tulevad sinna tagasi, eks, et nüüd lihtsalt oodata, et jah, sa lasid ta ringlusesse, ta tuleb sulle tagasi, et raha on selles mõttes, ta on energia, eks ju, et mis lugu me ise endale räägime ja mis mind hästi ka kõnetas praegu sinu loost, et kui makse ei lähe läbi, et äkki see oli märk, et see ei olnud sinu jaoks, võib-olla ikka oli sinu jaoks, et mul kohe tuleb see, et ma olen ka passion test facilitator ehk siis kiretesti läbiviija ja ka näiteks sellel mina hästi kogesin samamoodi, et ma tahtsin teha makse ära ja ta kogu aeg lõi mulle errorist ja mõtlesin, et äkki see ikka ei ole minu jaoks ja siis mõtlesin, oota, ei, aga mis siis, kui see on lihtsalt proov, et jah, see on minu jaoks, kui väga ma seda tahan. Aga ma lihtsalt ootasin ja mõtlesin, et mis need variandid siis on, et kõigepealt ennast maha rahustada, eks ju, sest vastused ei ole samal sagedusel, kus on probleem. Seega ma rahustasin ennast maha, mõtlesin, okei, nii, kuidas me selle siis lahendame. Ja lihtsalt, mis minul oli see, et mul oli tehtud liiga väike makselimiit kaardil. Ja see, kui ma vahetasin ära, läks kenasti supsti läbi ja mina olen nagu mega õnnelik, mega tänulik ja ma usun isegi, et see on üks parimaid kursuseid, väga intensiivne, 4-päevane, väga pikad päevad ja see on nagu üks parimaid otsuseid, üks parimaid kursuseid, mis ma üldse olen teinud. Nii et hästi sarnane lugu ja hästi nagu erinev tulemus võib-olla. Et mis lugu me tegelikult endale praegu sa räägime? panid mind küll nagu teisiti mõtlema, et kui ma mõtlen, ma tegelikult sain sealt ju positiivseid asju ka ikkagi nagu ja võib-olla ongi see nüüd, maksin võib-olla kalli raha selle õppetunni eest, et näha, et see suund ei ole minu jaoks, onju. Absoluutselt. tegelikult hea õppetund. Aga Mhm. ebaõnnestumised, kas sul on ka Jaa. ebaõnnestunud valikuid? Nii nagu ka sina tõid välja näiteks, et sind häirib näiteks see, kui on 10 minutit ootamist, mul sellist kogemust ei ole, aga kindlasti, kui sa tõid ajateema siia sisse, näiteks siis kui mina olen arvestanud, et mõni koolitus või just mõni koolitus, mõni kursus, et ta kestab näiteks 1,5 tundi maksimaalselt ja see venib kuni 3-4 tunnini, siis see on see koht, mis mind nagu tõmbab tagasi ja kus ma tavaliselt väga kergelt ei liigu edasi ja neid kogemusi mul on kohe mitu, neid on mul kohe päris mitu, et kus ma olen arvestanud, sest on öeldud, et maksimaalselt 1,5 tundi läheb, et proovime saada ja siis see läheb tegelikult 3-4 tunniseks, siis tihti ongi see, et esiteks, kui mul on võimalus seal olla, siis 4 tundi järjest istuda, tegelikult see on väga väsitav. Et see on väga-väga väsitav, vähemalt minule, ma arvan, et see oleneb ka tegelikult inimesest, aga minu jaoks on see väsitav ja teiseks ma olen arvestanud oma ajaga, et ma olen midagi muud võib-olla sinna juba planeerinud. Kui mul on võimalus olla, siis ma olen, aga ma ei jaksa olla selle info sees nii pikalt. Et neid kogemusi mul on mitu ja nüüd ma olen nagu rohkem ka valinud, et kas osaleda või mitte, kui ma tean, mismoodi siis see coach, juhendaja edasi viia, eks ju, mentor, kuidas tema on üles ehitatud webinarid, et siis hästi valin nagu ka selle järgi, et kas osalen või mitte. Et kui ikkagi nad lähevad nii pikaks, siis ma eelistan vaadata järgi, sest ma saan ise panna pausile, näiteks teengi tund aega, järgmine tund aega, järgmine tund aega, aga et kohal olla päriselt niimoodi siis mitte. Ja tegelikult mul hetkel isegi ei ole selliseid coach'e, et ma tegin selle valiku, ma läksin, see oli lihtsalt meeletu info sissevool, et ma arvan, et isegi mitte poole peal, 6 mooduli juures teisel moodulil olin nii väsinud, et mul jäi ka pooleli. Nii et ma põhimõtteliselt istun sinuga samas potis, et mul on kursus, mis mul on läbimata. Et ma maksin selle eest, aga mul on ta läbimata, sest see lihtsalt tuli nii kiiresti ja nii palju, et ma ei jõudnud seda läbi seedida. Ja võib-olla teine sellisem suurem
läbikukkumine selles mõttes heas mõttes, et ma õppisin sellest. Ma arvan, et siin oli sinu tugi oli hästi-hästi suur, kui ma ütlesin, et issand, Liina, ma ei tea, mis ma olen nagu teinud ja siis sa alati küsisid mu käest, et aga mis sa sellest õppida saad, mis sa ise sellest õppida saad, et mulle hästi-hästi meeldis see küsimus tegelikult, ja see aitas mul kursuse täiesti lõpuni ära teha. Tegemist oli 6-kuulise kursusega. Ma ka ühtegi nime siin ei hakka nimetama, mis kursus, kus või kuidas, aga et mis ma nagu kogesin seal. Esiteks ma jälgisin seda coach'i ja ta inimesena mind väga ei kõnetanud. Aga ta tegi midagi, mis mind kõnetas, eks ole, et see, mida ta pakkus, oli see, mis mind kõnetas, aga inimesena ta ise nagu ei kõnetanud mind, et ma nagu proovisin ka erinevaid tasuta webinare kuulata ja just ongi kõik see, mis ta näitas, mis ta rääkis, väga kõnetas, aga seda inimesega klappi ei olnud. Ja see on ka sellepärast, miks ma ise tunnen ka, et kui keegi tahab näiteks minuga tulla üks-ühele coaching usse, siis ma tahan seda üks-ühele clarity kõnet või seda sobivuskõnet ja eelkõige energeetilise sobivuse pärast, et kas meil tekib see mõnus klapp, sest see ei vii lihtsalt heade tulemusteni, kui ei ole sellist mõnusat klappi. Ja mis siis oligi see, et ma küsisin paari inimese käest kogemust, et kuidas oli selle kursuse läbimine, sain väga head tagasisidet, aga sees ikka keeras miski, et no ei tea, no ei ole seda head tunnet, eks. Ja ma ikkagi valisin selle kursuse, sest teema oli see, mis mind huvitas. Ja pärast hoidsin pead kinni ja mõtlesin, et miks ma ei kuulanud ennast, et see väga raske on midagi läbida, kui ei ole seda mõnusat sisemist tunnet, kui ei ole seda, et ma juba ootan järgmist kohtumist, et kui seda ei teki, siis tulemused tulevad, aga nad ei tule sellised, nagu nad võiksid, et nad tuleks palju-palju paremad siis, kui on see mõnus voolavus, energia avatus. Et kindlasti see on üks suurimaid ämbreid, et kuulasid rohkem teisi ja mitte enda sisetunnet. Kui palju sina, Liina, üldse enda sisetunnet kuulad? Ega ma väga hästi ei ole teda kuulanud, ikka see loogika tahab võitu saada, onju, aga järjest rohkem tuleb nagu neid õppetunde, et kus ma oleks tagantjärele ühendanud need punktid ära, et kus ma oleksin pidanud seda esmast emotsiooni kuulama, ega ilmaasjata ei räägita, et see esmamulje on tegelikult hästi oluline. Et aga see ära tabada ennast sealt, mitte siis lasta puhtalt loogikal nagu toimetada või siis nii-öelda FOMO-sse langeda, FOMO kiisi on ju, et teised lähevad, äkki ma peaks ka et kõigest sellest saab nagu õppida, aga ma mõtlen praegu siinjuures seda ka, me räägime nagu, et see coach'i energia, aga mis siis, kui sa liitud mingi grupiga, kus see coach kõnetab sind või see grupi mentor, aga grupis on liige, kes sind nii tohutult häirib. Mul endal ei ole seda kogemust, aga tegelikult mul on üks sõbranna, kellel ma mäletan, et me olime koos ühes coaching us ja ta ütles, et ta ei suuda webinaridele tulla, sest talle üks inimene nii hirmsalt häirib teda seal. Mis siis saab? Siis tuleks tegelikult endasse vaadata, eks ju, et ega see inimene lihtsalt on, et ta lihtsalt on seal ja kui midagi häirib, siis tulebki endalt küsida, et mis on see, mis mind siin häirib tegelikult, mis siin tegelikult on, mis punkti ta minus nii-öelda vajutab, eks ju, mis see trigger, mis see käivitaja siis on, et kuhu ta vajutab, sest teises inimeses ei saa meid tegelikult mitte midagi häirida, mida meil endis ei ole olemas. Et ta lihtsalt vajutab kas mõnele mälestusele äkki kuskilt minevikust või siis tõesti mingile asjal, mida sa ise nii väga tahaks, eks ju, ja tegelikult lihtsalt ei julge olla. Et ka ma praegu mõtlen, et mul on ka selline mitte isiklik kogemus, et keegi mind häirib, vaid olen ka just, et ma olen kuulnud seda, et kellelgi on olnud raske olla
webinaril, sest keegi tundub liiga jutukas, liiga enesekindel ja siis on see, et okei, liiga jutukas, liiga enesekindel. See on see koht, et ma tahaks ka olla selline jutukas või isegi kui mitte jutukas, ma tahaks ka olla selline enesekindel, et keegi öeldakse, et kellel on küsimusi, kohe läheb sisse, eks ju, mikrofon. Minul on küsimus, et ma tahaks ka olla selline ja tegelikult ongi see tegelikult häiris teise inimese juures. Või näiteks, kui ma hakkan praegu mõtlema tagasi, ongi, et mitte mind ei häirinud, kui ma olin ühe kursuse webinaridel, vaid seal oli ka üks väga suure jõulise energiaga naisterahvas, keda ma põhimõtteliselt justkui nagu pelgasin. Ta ei häirinud mind, vaid pelgasin, isegi natukene kartsin. Ma arvan, et ma võin isegi öelda, kes see oli. See oli meie sisterhoodist Lea. Lea, ma tervitan sind. Ma nii kartsin, ma ütlesin, oh vau, nii julgelt lihtsalt lajatab, mida mõtleb, lihtsalt ütleb välja ja temas oli lihtsalt midagi. Kuna ma panin seda tähele, siis ma mõtlesin, et vau, et mis on see, mis nagu mind seal hirmutab ja ongi see, et tema julgus rääkida enda tõde. Mul on praegu sihuke kananahk peal, mis on jälle tibudagi sellest, et tema julgus rääkida tõde, olla aus ja olla aus eelkõige enda vastu, ja öeldagi siis seda, mida ta arvab. Ja täna ma tunnen, et vau, milline naine, sest ma olen sellest kohast välja kasvanud ja näen hoopis teistmoodi ja nagu millest me räägime, eks ju, ja nüüd me kohtume kord kuus ja imetlusega vaatan ja imetlus on, ma julgen isegi öelda, et kahepoolne. Nii et kasvamise koht ja küsidagi seda, et aga mis siis on see seal grupis või selles kogukonnas, kui keegi häirib, et mis on see asi, mida ta minus vajutab, mis on see, mida ta mulle näitab, et eelkõige küsida enda käest. Kunagi ei ole asjad teistes, alati on meis endis. Ja mõtlen siin kuulajatele, vaatajatele selgituseks ka, et meil on selline tore 4-liikmeline mastermind grupp, kellega me kohtume iga kuu korra. Birgit Itse Sotimaalt, Lea Nuut-Ojala on siis Soomest, Kristin on Tenerifelt, mina Egiptusest, ehk siis sellised välismaised eestlannad. Ja mina ka imetlen Lead nii väga. Tervitused, kui ta satub meid kuulama ja ma imetlen ka Birgitit tohutult ja mind kutsuti teie 3-liikmelisse mastermindi päris pikalt, ma ei tea, kas aasta või pool. Ma ütlesin pidevalt ei, et hetkel nagu ei kõneta, ei ole valmis. Ja siis mingi hetk ma tundsin, et nii, kas uksed on avatud, nüüd ma tulen teie juurde. Ma olin selleks nagu valmis. Aga mul endal sellist kogemust ei ole, kus keegi oleks mind webinaril või niimoodi häirinud. Mulle vähemalt ei meenu sellist asja. Aga ma mõtlen selle pealt, et tegelikult see on ju elu õppetund, et meil igal pool võib neid situatsioone ette tulla. Me oleme tööl mingis grupis, me oleme koolis mingis grupis, meid saadab selline grupi vaim või gruppi kuulumine tegelikult terve elu ja me peame oskama nende olukordadega toime tulla, et me ei saa nüüd põgeneda, et ma nüüd lähen sellest coaching ust ära, sellepärast et see inimene mind tohutult häirib, sest ma tean, et minnakse ka töölt ära, sest kolleeg tohutult häirib, aga võib-olla uues töökohas on palju hullem kolleegi. Et tegelikult peab õppima nende teemadega nagu toime tulema või ennast siis juhtima ka nendes olukordades, kus sa oled koos inimestega, kellega see vibe ei klapi, on ju. Et me saame ju leida endale selle sobiva tee, et võib-olla siis võib-olla mõelda sellest teisiti, ma tean, et see on mõnes situatsioonis võib-olla keeruline, aga võib-olla ka lihtsalt vaadata ja oma nagu tegemised, trajektoorid sättida nii, et ma siis võimalikult vähe puutuksin temaga kokku. Ma tean, iga kord ei ole võimalik seda valida, aga meil tegelikult on selliseid kogemusi vaja, kus teised meid ka trigerdaks, et mingil põhjusel ja sa ju seal oled ja see kasvatab meid. Praegu ma isegi mõtlen, et võib-olla oleks vaja mingit sugust trigerdamise kogemust ka. Nüüd ma tellin endale. Absoluutselt, täiesti, et sul on nagu nii 100% õigus, et kui kujutada praegu ette, et kõik meeldivadki kõigile, elu lihtsalt voolab, nii mõnus on, eks ole, siis kuhu kohta see kasv tekib?
me lihtsalt voolaksime, aga just need käivitajad, trigerdajad ongi need tegelikult, mis meid panevad ennast õppima, mis panevad meid enda sisse vaatama. Ja lõpuks, eks ju, kui me rääkisime ka siin grupi vibe'ist ja grupis olemisest, mida sa sinna gruppi lähed tegema? Lähed ikkagi enda pärast eelkõige, mitte teistele hinnanguid andma, et seega tuleb see tähelepanu tagasi tuua endale. Et kui see ongi see, et nii häirib see inimene seal, ma ei suuda seal olla, siis tähendab seda, et sa oled ennast jätnud lihtsalt unarusse ja kogu tähelepanu on sellel teisel inimesel. Tule koju tagasi. Tule endasse tagasi. Nii ta on ja Kas, kui me rääkisime korraks siin ka kogukonnast, kas sinu arvates on ka see kogukonna eesotsas olija, siis taaskord siis see coach või juhendaja või mentor, et kui sa tead näiteks, et mis see kogukond teeb ja sind huvitab näiteks see sisu, kas see coach sinu jaoks on oluline või seal sa võid teha näiteks sellist nii-öelda silmad kinni pigistada ja minna ainult sisu tarbima? ma arvan, et on oluline ikkagi. Mul tundub, et juhi nägu kujundab ka selle seltskonna näo, mis seal tegelikult on ja annab maitset ka siis materjalidele nii-öelda. Absoluutselt. Et see on ikkagi hästi oluline minu jaoks, et kui ma mõtlen ka enda varasemale tööelule, siis ma olen tulnud töölt ära sellepärast, et ma ei klappinud või nagu mul ei istunud juhi energia, mitte kolleegide, vaid tegelikult me valime nagu juhi endale ja ma olen lahkunud ka kogukondadest sellepärast, et ma katsetasin, vaatasin, okei, see juhtimine mulle ei sobi, see energia, aga võib-olla ta sobib mulle paari aasta pärast näiteks, et kunagi nagu ei välista seda, et õnneks meil on võimalus valida. Ja mulle hästi meeldib see, kui sa ütlesid, et kui näiteks miski ei meeldi või miski nagu ei sobi, et siis jätta ikkagi see võimalus uuesti proovida, sest vahepeal sa inimesena arened ja kasvad ja võib-olla lihtsalt taaskord, ma kasutan täna nii palju sõna energeetiliselt, lihtsalt see hetk ei sobi, aga võib-olla paari aasta pärast või isegi vähem juba tunned, et nüüd ma saan aru, millest ta räägib, eks ju, ja nüüd ta mulle sobib. Et ega ise ma tunnen sellist mõne coach'i puhul just, et alguses justkui, et ta räägib sellist keelt, ma ei saa aru, see on täielik hiina keel minu jaoks, aga nüüd näiteks paar aastat hiljem mõtlen, et vau, nagu nii hästi selgitab mõnda asja, nii hästi räägib, täiesti uus vaatenurk ja siis sel hetkel ma saan aru, okei, ma ei olnud siis veel valmis, ma ei olnud selles kohas, et mõista, millest jutt käib või kuidas seda töö käib tema puhul. Et ka see, et olla avatud ja anda uus võimalus. Et seda ma tunnen ka. Me rääkisime korraks ka ebaõnnestumist. Mis sa tunned, mis see sinu kõige suurem nii-öelda kaasavõtt või õppimiskoht on olnud? Et me oleme rääkinud, et okei, sa said selle kogemuse, aga mida head sa oled õppinud näiteks nendest valedest sammudest, valedest kogemustest? Üks kogemus pole vale, aga just, et sellise vale, võib-olla enda arvates vale sammu tehes. Ma arvan, et kõige suurem õppetund on see, et see suund ei ole minu jaoks. Sest tihtipeale, kui me mõtleme sellele, et tahaks kuhugi jõuda või edasi liikuda, siis mõnikord me jätame nagu, mina olen ka olnud see, ma tean, et paljud inimesed teevad seda, et me ei hakkagi kuskil suunas liikuma, sellepärast et me ei julge nagu valida seda suunda, et aga äkki see on vale, mis siis saab? Äkki see on vale, mis siis saab? Et me kardame nagu seda tunnet, et me nüüd ebaõnnestume ja sellepärast me jätame edasi liikumata. Ja ma arvan, et kõige parem õppetund, mis ma olengi nendest saanud, on see, et ma saan selgeks, et okei, see ei olnud minu jaoks, mul oli seda kogemust vaja. Ja nüüd ma tean juba teist suunda valida ja kui mul hiljuti hästi palju kõnetas ka nagu see mõte, et suurenda ühes teises podcastist kuuldud, suurenda läbikukkumiste arvu, ehk siis järjest muudkui proovi erinevaid asju läbi, sest siis see aitabki iseennast nagu leida, aga seda proovimisjulgust peab lihtsalt olema. Ja ma olen saanud nendest ebaõnnestunud valikutest proovimisjulgust, endasse investeerimisjulgust, see ei tähenda nüüd, et ma astusin mitme tuhande euroga ämbrisse et ma enam ei julgeks seda investeerida, aga see teeb mind võib-olla natuke ettevaatlikumaks ka, et aga ma tean, et mul tuleb seda tulevikus ka selliseid valikuid teha, et järjest edasi liikuda.
ja see läbikukkumiste arvu suurendamine. See mõte mulle meeldib, läbikukkumised annavad ka inspireerivaid lugusid iseenda jaoks, lugusid, mida teistega jagada ja jah, need aitavad meid edasi. mis sul on? ma arvan, et mis minu jaoks ongi, on seesama sinu küsimus, et mida ma sellest õppisin, on üks asi, mis ma olen kaasa võtnud ja teine on see, et kuna see on ka minu enda valdkond, eks ole, et kuna ma ise olen ka coach, siis ma olen lihtsalt saanud läbi selle aina rohkem selgust juurde, mida mina teen teisiti ja mida ma tahan teha teisiti, kuidas mina saan teha paremini enda vaatenurgast, eks ole. et ma usun, et kõik annavad endast parima, aga mis teeb minust parima praegusel hetkel, on siis see, et mis mina saan, kuidas ma saan endast anda parimat, et minu kliendid saaksid parima tulemuse ja läbi selle ongi läbi nende õppimiste. kui mulle kuskil ei ole midagi meeldinud, kohe küsin, okei, mulle see ei meeldi, mida mina saan teha teisiti, et kuidas oleks nagu kuidas teha seda mõnusamaks. Aga lõpetuseks siia ma küsiks su käest seda, et kui nüüd mõni kuulaja või vaataja tahab endale hakata mentorit valima, siis mida sa soovitaksid endalt küsida? Coach on küsimuste meister. nii et mida sa soovitaksid küsida endalt? Enne kui hakata coach'i küsima, on see, et kas sa oled, kui ma küsin endalt siis, eks ole, eks ju, et kas ma olen avatud ja coach itav, et ma tulen ikkagi avatuna sinna, mitte see, et ma juba tean, ma olen proovinud, ma enam ei tee, vaid kas ma olen avatud ja ma olen coach itav, on number üks küsimus. teiseks, et kui ma nüüd valin endale coach'i, kas ma pühendun sellele, sest väga palju minnakse ka niisama nii-öelda proovima, eks ole, et ma lähen proovin, ja ootan, et teine inimene ütleb mulle ette, kuidas ma edasi liikun. ei, ma pean ise olema pühendunud, ise neid samme tegema ja ma usun, et kõige-kõige olulisem on see, et kas ma olen valmis võtma vastutust enda tulemuste eest. ma arvan, et need on need, kuidas ükskõik siis millisest coaching usse sa soovid minna, sellepärast ma arvangi, et need küsimused on olulised. kui ma ise vastutan enda tulemuste eest, kui ma ütlen sellele jah ja ma olen pühendunud, siis lase käia, sest siin enam ei ole oluline see, et mis coach'i sa tahad, on see life coach, business coach, hinge coach, magic coach, eks ole, et emotsionaalne coach, et siin enam ei ole see oluline, oluline on see, et kas sina võtad ise vastutuse. Ja ma lisaks enda poolt kaks küsimust Ja. ka, mind hästi palju aitavad, on see, et üks asi, et mis on kõige hullem, mis võib juhtuda, kui sa selle valiku teed ja mis on kõige parem, mis võiks juhtuda, kui sa selle valiku teed, nii et need kaks küsimust annaksid enda poolt kaasa. Äge, meil aeg lendab nii kiiresti, heas seltskonnas, aga ma küsin Kristina su käest siia lõppu ka veel, et kas tahaks mõne mõtte veel kaasa anda meie kuulajale-vaatajale täna siit? Kõigepealt ma olen lihtsalt nii tänulik, et esimene episood sai nii palju head tagasisidet ja meil on nii tore, et on tulnud ka mõned küsimused, julgustan veel küsima ja teine küsimus, mis meil veel on olemas, me teeme sellest täiesti eraldi episood, seega jess, meil on järgmine teema ka olemas. et julgustan veel küsima kaasa, aga mõte see tuli nii ootamatult praegu. Mida ma tegelikult tahan? Ma arvan, et see ongi see mõte, et küsi endalt, mida ma tegelikult tahan. Mina annaks kaasa mõtte veel, et vahepeal võta pastakas kätte ja Magic. kirjuta need asjad üles, kasvõi see, mida Kristina praegu küsis, et mida sa tegelikult tahad, sest kirjutamine, me tänapäeval inimestena me trükime hästi palju telefonis, arvutis, aga kui sa kirjutad pastakaga paberile, siis see kirjutamine põhjustab teistmoodi mõtlemist. Sa ei saa nii kergelt ära kustutada näiteks kui arvutis, et proovi vahelduseks, kui sa seda teinud ei ole, annaks selle mõtte kaasa. Ja Nii, olgu siis coach'i valik või mingi muu küsimus, siis küsi endalt vahepealt neid asju ja kirjuta üles.
nii hea nii hea, saabki siit kodune ülesanne kuulajatele. küsi endalt, mida sa tahad ja kasuta selleks paberit ja pastakat aga just, tõmbame otsad kokku. tõmbame otsad kokku ja ikka, kui sulle see osa meeldis, siis me niimoodi hüppame rõõmust kui sa vajutad meie kanalitele subscribe ja jagad seda ka oma sõpradega ja aitäh, et kuulasid ja me kohtume juba järgmises osas. teeme. tšau. Tšau.